Vanilla Ninja on meil külas, rõõm teid näha, tere õhtust. Tere õhtust. 2 põhjust, miks te meil külas olete. Üks on muidugi Eesti Laul, ilma selleta me ei saa. 14. veebruaril see juba kõik toimub, piletid on saadaval ja ostke pileteid. Ja teine põhjus on see, et te lähete sellisele kuulsale Viña del Mar festivalile Tšiilis. No teie jaoks väga kuulus, te olete seal enne käinud, see on ka võistlus, eks ju? Just. Ja juba teist korda, mis seal siis toimub? Miks teid sinna kutsutakse? Kuidas Tšiili inimesed teavad, et Vanilla Ninja olemas on? Te jätsite aastal 2008 nii kustumatu. Ma arvan küll, et me jätsime kustumatu mulje ja meie nii-öelda nagu esindaja seal Tšiilis tegi meile ettepaneku. Teil on esindaja Tšiilis või? Ja meil on esindaja. Eelmisest korrast. Just. Ja tema tegi ettepaneku, et miks mitte proovida uuesti, et kas meil oleks uut lugu ja siis me olime parasjagu hoos Sven Lõhmusega, et teeks siis kohe mitu lugu. Et ühe tegime Eesti Laulule ja teise tegime siis Tšiili jaoks. Te valet laulu ei laula seal või? Ei, seda vast ei juhtu. Mis see on? Mis asi see on siis? Sina ei ole käinud, eks ju, Tšiilis? Sina oled käinud Tšiilis endaga. Mis te tegite? Mis laulu, kuidas eelmine kord osalesite seal ja kuidas läks? Nii, eelmine kord siis aastal 2008 osalesime me lauluga, mille pealkiri oli Birds of Peace, millega me muide olime vist aasta varem Eurolaulul ja saime vist, ma ei tea, 4. koha ja siis järgmine aasta kasutasime sama laulu uuesti ära, läksime Tšiili võistlusele. Võitsime parima artisti auhinna, nii et seal läks väga hästi meil. Appi, aga kas te ei oleks pidanud nüüd siis ka tegema niimoodi, et minema Eesti lauluga sinna? Reeglid ei lubanud, et eelmine kord oligi, et me jätsime aasta vahele, et siis oli kõik okei, aga jah, et nüüd oli see, et kuna me lähme täpselt järjest, eks ju, Eesti Laul on ära, siis sõidame kohe Tšiili, et siis meil oli vaja 2 erilugu. No mis te tegite selle võiduga? Mis siis juhtub, kui te olete kuulsa Viña del Mari Tšiili lauluvõistluse võitud? Mis siis juhtus teiega? No ega me seal väga palju muidugi edasi ei juhtunud, et me saime auhinna raha ja siis me saime selle ilusa trofee, mis oli hõbedast selline kajaka kuju. Ja siis tegelikult me sõitsime tagasi, et ega me seal nagu kontserte ikkagi ei andnud, aga sel korral me ikkagi mõtleme, et seal võiks olla mingisugune ka järgnevus sellele festivalile, et eks me punume seda plaani ja eks ole näha, kuidas läheb. No Tšiili on päris kauge koht, kui põnevil sa oled, et sa oled Tšiilis. Väga, ma tahaks küll sooja saada. Et ikkagi kevadpuhkus / töö nagu mulle sobib küll. No meil on tegelikult natuke näidata ka seda laulu ka, mida see siis Tšiilis sel aastal esinete. Are you ready to go on selle laulu pealkiri. No siis ma kohe teie käest küsin, et ega see juhtumisi ei ole parem laul kui see, mis te Eesti Laulule esitasite. Et te peate hakkama pead murdma selle vastuse kallale. No, me vaatame ära, inimesed ka kuuleks. Are you ready to go? No päris hea ja rõõmsameelne lugu, et kas ei ole ohte, et see osutub nagu paremaks lauluks, kui see vist Eesti Laulule esitasite? Aga meil oli vaja 2 väga head lugu ja ma arvan, et... Nende vahel ei peagi valima. Ei pea valima. See on kõik väga okei. Jah, et meil on vaja ju nii Eurovisioon lõpuks võita, kui ka see Viña del Mar võita, nii et 2 väga head lugu oli meil vaja ja Sven aitas need ka teha. No Eesti Laul on jah tõesti siis vähem kui 6 aja pärast... hääletust edetades, ma viimast seisu me katsusime vaadata, kui me ei peilinud, käib olete ise vaadanud, kus teil seal läheb, et olite seal ülivõimsalt ees, aga Olli on tulnud ka, et tundub minevat pingeliseks. Kindlasti on. Ja ma arvan ka, et läheb, et ma täna vaatasin, kus sattusin sirma mingi... Kuidas oli seis teil siis täna? Meil oli seal selline, ühe koha peal olime 3. vist ühes tabelis, tabelid on muidugi päris palju erinevaid jälle, et kus rahvas või rahvusvahelised fännid või Eesti fännid. Aga me oleme seal kuskil top 5 olnud, aga mitte esimesel kohal, nii et... No see sõltub vist jah, aga me just enne arutasime autos ka sõites koos, et tegelikult on väga hea olla mitte nagu see nii-öelda favoriit, et stress tuleb ülepakkuma, ülepingutama, üle stressama. Siis on endal jah nagu üks lisastress juures, et selles mõttes meile sobib, et kui meid ei peeta nagu kindlaks favoriidiks. Ja, ma arvan sama. Jah.
Kerli, aga mul ei ole ausalt öeldes meeles, kui kaua sina Vanilla Ninjas oled olnud, sellepärast et Piret ja Lenna on seal nagu kogu aeg olnud, aga ülejäänud liikmed nagu vahetuvad ja tihtipeale muutuvad. Kui pikk sinu karjäär Vanilla Ninjas on olnud? Kas sa ise mäletad? Päris pikk juba või? On küll aastaid. Aastaid juba isegi. Aastaid, jah? Mingi 3 vähemalt. Rohkem isegi. 2022 juba oli, kas meil ei olnud seda esinemist koos seal Telliskivis? Ja enne seda juba natuke. 4 aastat. 4 aastat, no näed. Täitsa normaalne karjäär. Väga staažiga. Mis seisus Vanilla, me just arutasime siin, millal Vanilla esimese esinemisi tegi, et see oli ka nagu nii-öelda Eesti Laulu eeskäijal, eks ju, Eurolaulul ja sellest on juba ka... Jeesus, palju see on? Üle 23 aastat tagasi, jah? 23 vist, jah. 2003 oli see aasta siis, kui me... Kui vana sa olid, Kerli, siis? 2003. aastal? Mis me üldse hakkame? 11. Palju? 11. Päris eakas juba. Mäletad sa seda Vanilla Ninja esinemist või? Kui aus olla, siis ei mäleta tegelikult väga hästi. Minu teadvuses tekkis Vanilla Ninja vist rohkem siis, kui minu õde liitus selle bändiga loomulikult. Aga jah. Kas teie mäletate seda esinemist või? Jaa, väga hästi. Mis see nii meeles on sealt siis? Ei no minul ongi see meeles, et kuigi ma olen ju Telemajas nii-öelda kasvanud Arne Saluveri laululaps, et siis see maja on ju tuttav, aga ikkagi ma mäletan, et see, kuidas me siin, meie see punt siin ringi jooksis siin erinevatel korrustel oli ikkagi üsna selline kindlasti teistele lõbus vaadata, et niisugune lasteaed on ka siia kutsutud, et ikkagi mul on nagu mingi mälestus sellest, et see oli väga ärevust tekitav. Oligi siis Eurolaul, kus me siis Club Kung Fuga osalesime aastal 2003, see oli Vanilla Ninja jaoks kõige esimene esinemine. Üldse avalik esinemine, jah? Peaaegu võib-olla esimene avalik esinemine. Ja täpselt, et nagu see, ma arvan, et isegi kerge paanika võis olla nagu sees, sest et ikkagi valisime üsna suure lava, kust siis alustada ja seda esimene. See linnahallis, eks oli või? Ei olnud, tol korral oli siin samas Telemajas oli? Jah. Et noh, et maja nagu oli tuttav, aga ikkagi ma ütlen, paanika oli päris suur. Head tehtud sai. Head tehtud sai ja tegelikult ju rahva lemmik, et ikkagi nagu tulime hästi välja. Peaaegu et võitjad, eks ju? No ütleme jah, et me olime viimased tegelikult. Aga rahvalemmikud. Seda ei oleks pidanud meenutama. Ei, no aga tegelikult nii oli. Nii oli, mis oli tore. Kuulge, mis te ütlete siin nendel noortele inimestel, kes imestavad teie bändi üle, et miks te jäätise järgi nime olete võtnud? Päriselt ma olen kuulnud seda. Te olete ise ka kuulnud seda, jah? Jaa, oleme küll, jah. Ei, mina ei ole kuulnud. Päriselt noored imestavad, et vaat kui imelik bänd, et miks nad jäätise järgi endale nime võtavad? Ostaraks on küll huvitav muidugi, aga ma arusaadav, et mõni inimene kuulab muusikutena võib-olla meist siis nagu alles nüüd. Aga no ongi tore, et noh, nüüd siis me saame ennast bändina jälle inimeste teadvusesse loodetavasti. Mis seisus see Vanilla Ninja on, et tegelikult ju kogu aeg ei tegutse, vahepeal olete koos ja vahepeal ei ole. Mis see seis on nagu? Noh, me oleme nagu koos ikkagi mõtteliselt kogu aeg olnud, ega me ei ole ametlikku pausi ja laialiminekut siin kuulutanud, aga lihtsalt igaüks tegeleb oma asjadega ja siis, kui jälle tuleb nagu mingisugune asi, mis meid kokku toob, on ju nagu nüüd on Eesti Laul ja Tšiili, siis me tuleme alati rõõmsalt. Kuidas te kokku tulite? Kas Sven Lõhmus kutsus teid või ise ütlesite, kuule Sven, togisite teda teie üks tore laulus? Me ütlesime üksteisele vist samal ajal seda. See oli pigem jällegi sedapidi, et Svenil oli ju see, ta sai selle auhinna muusika auhindadel panus Eesti muusikasse ja sealt kuidagi me sattusime kõik kokku jälle ja hakkasime mõtlema, et noh. Aga teeme siis juba midagi uut ka. Nüüd te peate võitma, eks ju, teil on kohustus võita, nii kaua tegutsenud ja... Kui sa nii ütled. Me hea meelega võidame. Meil ei ole selle vastu. Ei ole, jah? Te olete valmis minema Eurovisioonile? Igal juhul. Me väga tahame. Jah. No te olete käinud Eurovisioonil, see pole teile uus ju. No ikka on, nii palju on aega möödas, et ma arvan, kõik on uus. Ja Kerli ei ole käinud. Mina tahaks väga. Ühesõnaga, Vanilla Ninja peab võitma Eesti Laulu sellepärast, et Kerli pole käinud Eurovisioonil. See on väga adekvaatne põhjus igatahes. Suur aitäh, tänan tulemast meile külla ja Eesti Laul siis tõesti juba 14. veebruaril. Ostke pileteid, neid ei ole palju saada.